iga inimene, mees kui ka naine, kui ta Lootusekülla tuleb, siis teda pannakse mingisugusesse töörühma, kus ta saab hakata kujundama endale tervet töökultuuri. Meestel on see enamjaolt esimeseks töökohaks on saekaater ja täna me vaatame, mismoodi toodetakse saekaatris aluseid, kes on need inimesed, kes seda teevad ja muidugi kõige selle sees, mis on selle süda, mis on selle võti, et inimesed, kes on tulnud Lootusekülla, nad saavad õppida endale tervet töökultuuri. Nii et ole meiega ja vaata ja saa osa sellest heast tööst, mis on Lootusekülas. Esimese asjana muidugi siin saekaatris on see, et keerutatakse palgid siia sisse ja muidugi kõige esimesena on see, et kus kohast need palgid üldse tulevad. Meil on 3 peamist allikat, kus me palgi saame. Esiteks on meie enda mets, mis me maha võtame. Teiseks on see, et me ostame metsa ja kolmandaks on ka head inimesed, kes annetavad meile metsa. Nii et kõik see mets, mis on ka siin minu taga, esimene samm on see, et me veeretame selle siia sisse, kus juba edasi hakkab siis saaks seda saagima. Tere Kristo, et kaua sa praegu oled juba programmis olnud? Varsti on peaaegu juba 3 kuud, 22. Jah, 3 kuud peaaegu ja sa töötad praegu tegelikult võib öelda, et Lootuseküla saekaatris ühe kõige vastutusrikkama koha peal. See on see lintsaag, Woodmeiser ja kui sa selle peal töötad, siis on ju ilmselge see, et nii palju kui sina toodad, sellest sõltub kõik. Sellest sõltub selle materjali kvaliteet, sellest sõltub see, kui palju üldse neid laudu tuleb. Et tahtsin sinu käest küsida seda, et mis sa oled selle aja jooksul nagu omandanud või õppinud siin selle sae taga töötamas? Mis on sinu jaoks nagu kõige hinnalisem? Kõige hinnalisem on siin sae taga õppinud seda, et kannatlikkus ja et mida aeglasemalt ja rahulikult asju teha, seda kvaliteetsemalt kõik asjad tulevad. Mis sa arvad, Kristo, kas need päevad, kui sa siin töötad, kas need lähevad sinu jaoks ruttu? Jaa, need läheb väga ruttu. Siin saab rahulikult oma mõtteid mõelda ja on lühikesed tunduvad päevad. Millised on need mõtted, mida sa kõige rohkem mõtled? Hetkel ma olen analüüsinud enda elu, mis on eelnevalt minevikus olnud. Millised on sinu unistused tulevikuks? Hetkel ei oska veel neid öelda, aga ma arvan, et minu tulevik on aidata teisi inimesi. Kui sae pealt on tulnud see laud, selle paksus, siis edasi läheb laud juba selle peale, kus tuleb selle laius. Ja see on nagu ühtepidi nagu üks niisugune bowlingu mängimine, sellepärast, et sa lükkad selle laua sinna sisse ja vaatad, mis teiselt poolt, mis sealt välja tuleb. Et meie enda mehed näevad sellega kõvasti tööd, sellepärast, nagu sa näed, need hunnikud aina kasvavad ja kasvavad, ega Kristo siin mingisugust armu ei anna. Nii et järgmine koht ongi Seimer, kus see laud läheb siit edasi. Selle pingi mõte on see, et tuleb see laiusid ja edasi siis läheb juba järku, kus tuleb pikkus. Iga mees, kes tuleb siia Lootusekülla, et peamine see koht, kus nad hakkavad tööd tegema kõige esimese asjana, ongi tegelikult siin selle järgu pingi taga, kus puhastatakse laudu. Ja ma mäletan ise 8 aastat tagasi, ma alustasin täpselt samamoodi. Et Indrek, millal sina siia Lootusekülla programmi tulid? Esmaspäeval kuskil kella 1 olin siin. Et see on siis 5 päeva tagasi, jah? Ja kuidas sa tunned täna siin Lootusekülas olles, et kas need esimesed 5 päeva on olnud väga hirmsad või oled saanud tagasi nagu siukse väikse rahu juba oma südamesse? Ei, täna öösel magasin juba väga hästi. Esimene magasin ka väga hästi. Esimene tund aega oli niisugune väike pinga, aga pärast seda oli nagu kõik okei. Väga kiiresti võeti omaks ja hakati rääkima ja suhtlema ja Inimesed, kes on programmi lõpetanud Lootusekülas, räägivad alati lugusid, et aga meie ajal. Ja ma võin ka tõesti öelda, et minu ajal, kui ma olin 8 aastat tagasi programmis, siis siukest ahju siin ei olnud. Et oli pigem 2 jopet ja tuli kiiresti tööd teha. Aga need inimesed, kes täna siin saekaatris on, nad võivad lõdvalt olla pluusiväel, sellepärast, et siukene soe ahi on see, mis kütab selle hoone siin ära. Ma tahtsin küsida, et kui mitu alust umbes päevas siukseid pikkasid sa kokku lööd? Umbes 40. 40, jah? Väga hea, väga hea.
et kas sa oled ennem ka kunagi sarnast tööd teinud enda elus? Kunagi nooremana olen löönud alused kokku. Kuidas sa tunned, Tanel, et mis selle töö juures sind kõige rohkem nagu on aidanud või kasvatanud? See rahulikkus ja saab mõelda enda üle või elu üle. Aitäh ja jõudu tööle sulle! No nii, Andrei, kuidas tundub, kas alused on mõõdus? Mõõdus on küll, jaa, seda küll. Aga ma vaatan, et siin on paaris kohas oli paar naela väljas, siin. Et kuskil on ta parandused teinud, aga need naela otsad tuleb siit ära murda, jah. Ma vaataks korra teisele poole ka. Kas kliendid on siiamaani selle kvaliteediga rahul? Siiamaani on kliendid olnud rahul, et sellist negatiivset tagasisidet ei ole õnneks olnud, et mehed on teinud päris head tööd, et kui midagi praaki on olnud, oleme parandanud ja välja on läinud ikkagi kvaliteetsed alused. Just viimastel aegadel siin see Saekaatri elu ja töökorraldus on nagu läinud, kui võrreldes nagu minevikuga. No mis puudutab nüüd viimaseid kuid, siis ma ütleks, et tugev tõus on olnud nii tootmismahtude poolest. Meil on mõned mehed juurde siia tulnud ja me oleme teinud head tööd viimastel kuudel, et me saime ka ühe uue kliendi juurde. Paraku üks küll langes ära, aga saime ühe uue juurde ja meil oli vajadus teha veel rohkem aluseid, just neid euromõõdus aluseid. Seda on rõõm kuulda, et mis nüüd reaalselt nende alustega edasi saab, et kuhu need siis lähevad või mis on nende teekond? Seda mõõtu aluste teekond praegult on meil lattu. Meil on seal koha peal, platsi peal vaheladu. Sellele firmale me toodame nagu lattu neid alguses. Kuid nii kui tellimus tuleb, me saame kohe vastavas mõõdus aluseid siis välja saata. Teeme siis ka teist mõõtu aluseid, need on euromõõdus aluseid. Materjali on meil praegult siin ees. Ja nendega on praegune seis see, et nii kui me saame tellimuse valmis, saadame kohe välja, et need meil ei ole praegult seisma jäänud. Aga loodame, et me jõuame oma tootmisega nii kaugele, et me saame hakata ka neid aluseid juba siia lihtsalt ette tegema, et nii kui tellimus tuleb, saame välja saata. Jõudu ja jaksu sulle, Andrei, väga hea töö! Teile ka, aitäh teile!